Käesoleva video teemaks on kakspordi ABCD parameetrid. Kõlabki täpselt nii nagu aabitsa sissejuhatus. ABCD. Ja erinevalt näiteks hajuparameetritest või impedantsi parameetritest, mis on siis defineeritud kui tahes suure hulga portidega süsteemi jaoks, siis ABCD parameetrid on defineeritud ainult kakspordi jaoks. Miks neid vaja on? Esiteks on neid hea kasutada siis, kui meil on tegemist olukorraga, kus me peame kaks või enam kaksporti omavahel järjestikku ühendama. Näiteks meil on mingisugune filter, sellele järgneb võimendi ja võimendile järgneb siis näiteks järgmine filter, ehk meil on 3 kaksporti jadamis ühendatud ja me tahame kerge vaevaga välja arvutada, millised on kogu selle süsteemi omadused, siis tulevad ABCD parameetrid mõnusasti marjaks ära, sest nendega on seda arvutust teha lihtne, erinevalt siis ülejäänud parameetrite süsteemidest, millega saab ka seda arvutust teha, aga see on siis keerukam. Ja teine koht, kus meil on ABCD parameetrid päris hea kasutada, on siis, kui me tahame analüüsida ülekandeliinide käitumist, siis on ka ülekandeliini ABCD parameetrid sellised päris hea tööriist. Nii, ja joonistame siia jällegi siis mingisuguse kakspordi nii-öelda musta kastina, ehk meid huvita, mis siin sees on ja kuidas ta täpselt töötab, vaid meid huvitab lihtsalt see, kuidas ta käitub, tingituna siis talle sisendisse või väljundisse antavatest vooludest ja pingetest. Tähistame siin jällegi siis pordid vastavalt B1 ja B2 ja siis sarnaselt nii impedantsi kui admitantsi parameetritele olgu jällegi siis sisendpordi klemmide vahel meil pinge U1, väljundpordi klemmide vahel on meil pinge U2 ja siis sisendisse voolavat voolu tähistatakse siis I1-ga ja nüüd tuleb ainus erinevus, ehk siis nii impedantsi kui admitantsi parameetrite puhul oli defineeritud väljundvool I2 samamoodi siis selliselt, et ta voolas porti sisse. ABCD parameetrite puhul on siin ainus erinevus, ehk väljundvool I2 voolab pordist välja, ehk on vastupidise märgiga sellele I2-le, mis on siis kasutusel admitantsi ja impedantsi parameetrite puhul. Ja miks on vajalik? Ma on kõige parem selgitada, joonistades siia juurde veel ühe kakspordi, nagu enne sai juba mainitud sissejuhatuses, siis ABCD parameetrid kasutatakse ennekõike siis, kui meil on vaja mitu kaksporti omavahel kokku ühendada. Ja kui me need nüüd omavahel kokku ühendame, siis me näeme, et see esimese kakspordi väljundvool I2 on siis teise kakspordi jaoks sisendvooluks. Ja kui me kasutaksime nüüd sellist tavapärast tähistust, kus siis I2 voolab ka port 2 sisse, siis me näeksime, et siis järgneva kakspordi jaoks voolaks ta sisendpordist välja, ehk me ei saaks samasugust kirjapilti kasutada. Aga nüüd, kuna I2 voolab väljundpordist välja, siis järgmise kakspordi jaoks voolab ta kenasti jällegi port 1 sisse, ehk siis ükstapuha, kui palju me neid kaksporte järjestikku paneme, kõikide voolude suunad on siis kõikide puhul samad. See on siis põhjus, miks me taolist pisikest erinevust siin kasutame. Nii, ja on siin kaks porti, siis tähistame esimest kaks porti näiteks suure tähega A ja teist suure tähega B. Et need ei ole siis matemaatilised sümbolid, vaid need lihtsalt tähistavad, et meil on kaks erinevat kaks porti. Kui me nendega opereerima hakkame, siis me saame aru, et kummale siis parameetrid parasjagu vastavad. Nii, nüüd järgmisena, kuidas on siis need ABCD parameetrid defineeritud? Nii hajuparameetrite kui impedantsi parameetrite puhul me kasutasime sellist maatriksi kujul kirjapilti ja kasutame seda ka siin. Ja ABCD parameetrid on siis, nagu nimigi ütleb, moodustavad sellise maatriksi, mille elemendid on A, B, C ja D. Ja jällegi rõhutamaks, et tegemist on maatriksiga, siis joonistame need kandilised sulud siia ümber. Ja järgmine erinevus võrreldes varasemalt vaadatuga seisneb siis selles, et näiteks impedantsi parameetrite puhul me vaatasime siis, kuidas voolud mõjutavad pingeid. Admitantsi parameetrite puhul me vaatasime, kuidas pinged mõjutavad voole. Kui me rääkisime hajuparameetritest, siis me põhimõtteliselt vaatasime, kuidas pinged mõjutavad pingeid või siis voolud mõjutavad voole.
Nüüd need ABCD parameetrid on sellised nii-öelda hübriidparameetrid, et vaatame, kuidas pinged ja voolud mõjutavad pingeid ja voole. Ehk siis, kui see matemaatiliselt kirja panna, siis U1 ja I1, ehk siis kuidas pinge ja voolu tugevus esimeses spordis sõltuvad siis pingest ja voolu tugevusest teises spordis. Või siis natuke pikemalt võrrandina kirja pannes oleks siis see, et pinge esimeses spordis on meil siis parameeter A korda pinge teises spordis pluss parameeter B korda voolutugevus teises spordis. Ja sarnaselt siis voolutugevus esimeses spordis on parameeter C korda pinge teises spordis pluss siis parameeter D korda voolutugevus teises spordis. Ehk siis selline võrrendsüsteem. Ilmselgelt siis ka ABCD parameetrid kirjeldavad lineaarset süsteemi. Ja nüüd jällegi, kuna meil on siin voolud ja pinged segamini, siis tähendab, et ühikud kõikidel nendel parameetritel ei ole enam samad. Näiteks impedantsi parameetrite puhul olid kõik maatriksi elemendid impedantsid. Siis siin me võime teha kiire analüüsi. Näiteks me näeme, et parameeter A seob kahte pinget omavahel. Järelikult A mõõtühik on pingemõõtühik jagatud pingemõõtühikuga ehk A on ühikuta suurus. Aga oma olemuselt võib teda nimetada siis pingeülekandeks. Nüüd näiteks B on defineeritud kui siis pinge jagatud voolutugevus ehk B ühikuteks on siis ohmid, põhimõtteliselt on tegemist impedantsiga. Et C puhul on risti vastupidi, tegemist on siis voolutugevuse ja pingesuhtega ehk siis C on tegemist juhtivusega ja D puhul on jällegi tegemist kahe voolutugevuse suhtega ehk on tegemist ühikuta suurusega, aga oma olemuselt on tegemist siis vooluülekandega. Nüüd, miks neid ABCD parameetreid kasutatakse? See tüüp ülesanne on meil siin üleval, meil on siis kaks süsteemi, kaks porti A ja B. Ja kui me nüüd tahame teada, milline on nende summaarne mõju, siis nende summaarne ABCD parameetrid, mis siis põhimõtteliselt seovad meile siis pingeid U1 ja voolutugevust I1 pingega U3 ja siis sellest teisest spordist välja voolava voolutugevusega I3 on siis leitavad väga lihtsalt. Ehk me juba näeme, et siis U1 ja I1 on leitavad selle esimese kakspordi ABCD parameetrite ja tema siis väljund suuruste kaudu. Me saame täpselt seda sama valemit rakendada ka selle teise pordi kohta. Ja nüüd ma saan aru, et ma ei pannud just kõige paremat tähist, sest meil on parameeter A ja meil on kaks port A. Teeme väikse kiire paranduse. Anname neile hoopis tükis siis numbrid. See on 1 ja see on kaks port number 2. No nii, nüüd on parem. Ehk siis meie konkreetsel juhul võime nüüd siia alla kirjutada, et see on siis A1, B1, C1 ja D1. Ja täpselt samasuguse võrrendsüsteemi me saame nüüd U2 ja I2 jaoks leida. Ja need on ilmselgelt siis I3 ja U3-ga seotud selle teise kakspordi ABCD parameetritega. Ehk A2, B2, C2 ja D2. U3, I3. Ja kui me nüüd kahte maatrikskujul võrrandit vaatame, siis me näeme, et see osa siin on, eks ole, see tükk. Mis tähendab, et sisend ja väljund sellel nüüd kahest kakspordist koosneval süsteemil on omavahel seotud nende kahe ABCD maatriksi omavahelise korrutisega. Ehk siis kogu selle süsteemi ABCD maatriks ilma alaindeksiteta, mis kirjeldab siis kogu süsteemi ehk seost siis selle süsteemi väljundi ja sisendi vahel, on leitavad lihtsalt kui nende üksikute ABCD maatriksite korrutisena. Ja maatrikskorrutise leidmine on üsna lihtne operatsioon, eriti kui meil on tegemist ainult 2x2 maatriksitega. Ja see ongi siis peamisi võlusid, miks ABCD parameetreid kasutada. Ma kirjutan selle
Ja veel parem on see, et kui me lisame siia juurde 2 porti, paneme näiteks 3., 4. ja 5., siis ikkagi kogu süsteemi ABCD parameetrid on leitavad lihtsalt järjest nende üksikute 2 portide ABCD parameetrite korrutamisega. Ehk siis me peame lihtsalt neid maatriks korrutusi rohkem tegema, aga tulemus jääb ikka samaks. Ja loomulikult ka ABCD parameetrid on siis üldjuhul sagedusest sõltuvad ja jällegi üldjuhul on tegemist siis komplekssete suurustega ehk jällegi nagu alati siis sisendite ja väljundite vahel on mingisugused faasinihked ja üldiselt siis sisendid ja väljundid ei ole omavahel mooduli poolest võrdsed, üks on teisest suurem või siis väiksem. See on siis lühikene ülevaade 2 pordi ABCD parameetritest ja miks neid kasutada ja milline hea omadus neil olemas on.